Hakkan siis siit uut tempot üles kruvima, aga võtame hästi rahulikult. Tahtsin täna rääkida teile paar lugu, et te teaksite, et mida me RIT-is oleme tehisaruga katsetanud ja mida me sellest oleme õppinud. Võib-olla kui kellelgi on küsimus, et miks mina, siis osati on see juhuslik, et kasutajate osakonnast sellest rääkida, aga RIT-is oleme meie just olnud siis see vastutav osapool, kes on uurinud, et millised need võimalused tehisaruga oleks pöördumisi automatiseerida või näiteks ka kasutajate pöördumisiga lahendada, mis siin täna hommikul juba mitu korda tegelikult läbi käinud on. Ja miks me sellest üldse rääkima peaksime, on ilmselt sellepärast, et kui te lähete mõnele konverentsile või mõnele muule üritusele, siis te näete umbes sellist pilti. Igal pool kroonib AI ja agendipõhine AI, kõik räägivad sellest, osad räägivad ja osad ka teevad ja mõned alles koguvad hoogu. Ja siis tegelikult natuke tekib ka hirm, et äkki me jääme nüüd millestki maha, teised jooksevad eest ära. Ja selle hirmu kõrval on tehnoloogiaettevõtetel tegelikult ka päris surve. Päris surve sellepärast, et tehnoloogia inimesi napib, me kõik kuuleme seda iga päev ja see töö tuleb ikkagi ära teha. See tähendab, et tuleb otsida uusi võimalusi ja neid uusi võimalusi, miks mitte siis tehisarust. Ja siis, miks veel sellest räägime, viimane põhjus ilmselt on seetõttu, et see on ju saanud kättesaadavaks kui kunagi varem. Millele mina keskendun, on täna Microsofti ökosüsteem ilma reklaamita. Kui te veel ei ole uuel RIT-i pilvetöökohal, siis ilmselt teil neid võimalusi pole, aga kui te kolite sinna, siis enamik nendest võimalustest kas tekivad osaliselt või siis on vähemasti alus pandud, nagu siin panelistid ütlesid, et nüüd on uksed lahti, nüüd saaks hakata tegema. Ja tõepoolest, nagu Kaupo ka päeva esimeses pooles välja tõi, siis Microsoft on oma uued tooted kõik selle Copiloti ümber ehitanud. Igas rakenduses on see agent sisse ehitatud, väga hästi sisse ehitatud. Ja uued tooted ja litsentsid on lausa selle Copiloti nimega nimetatud. Täna korra käis see juba läbi, aga see toode on ju kallis. Ja see ei kuulu meie litsentsi sisse. Ja teil on õigus, nii ongi. See tõesti maksab nii palju, nagu hommikul lava peal kõlas. Aga sellest tekkis meil RIT-is ka huvi, et mis selle hinna eest siis tegelikult saab. Kas see toob kasu? Kas see toob RIT-i käitel kasu? Ja siit saab siis alguse minu esimene lugu. Me otsustasime 24. aastal, ehk siis eelmisel kevadel, et meil on võimalus hankida RIT-i töötajatele Copiloti litsentse. Just neid litsentse, millega saab neid kõige magusamaid asju teha, mida siin ennem öeldi. Ja kui alguses tundus, et ostame lihtsalt litsentsid ja anname kätte, siis tegelikult oli päris loogiline, et me peaksime ikkagi sellega mõõdetavaks tegema. Ja leppisime kokku, et korraldame siis 6-kuulise katsetuse, mis kestab aasta lõpuni, täpselt nii kaua, kuni kehtivad litsentsid. Ja võtame sinna 60 inimest pardale. Ja anname neile siis kõik Copiloti võimalused, et nad saaksid oma igapäevatööd hakata automatiseerima. Ja selle 6 kuu jooksul tegime mitu tagasiside ringi. Lasime täita nendele Copiloti kasutajatel vorme, ütlesime, et öelge meile, mida te selle Copilotiga tegite, kui palju te aega tegelikult kokku hoidsite ja mis teile tundus, et mis tegelikult ei toiminud. Ja samal ajal jälgisime ka siis seda Copiloti kasutusanalüütikat sealt administraatori keskkonnast, et mis rakendusi päriselt kasutatakse, milliseid päringuid tehakse ja milline on see koormus. Ja kuidas meil läks? On umbes nii, et suurusjärk pooled nendest, kellele me algselt litsentsi andsime, nemad said kohe aktiivseks. Nad said selle tehisaruga tuttavaks ja hakkasid aktiivselt testima ja tagasisidet andma. See sundis meid muidugi selle katsetuse käigus
tänu sellele analüütikale, mis meil käes oli, kohe litsentse ringi mängima. Saime neid võimaldada järgmistele inimestele, kes tundsid päriselt huvi, kes tahtsid midagi ära teha. Ja niimoodi me saime selle kasutuse tegelikult päris suureks. Kus me tegelikult nägime, et väga hea tagasiside ei tulnud, olid kõik tehnilised inimesed. Tehnilised inimesed, kelle ülesanne võib-olla oli mingit koodi kirjutada, mingisugust arhitektuuri planeerida, mingisuguseid serveri konfiguratsioone teha. See töövahend ei olnud võib-olla parim neile, sellepärast et nad olid näinud ka teisi tehisintellekte, mis siis võib-olla andsid natukene sellel hetkel ammendamavaid vastuseid. Aga see on okei, sellepärast et selle piloodi eesmärk oli ju eeskätt ikkagi see kontoritöövahendite komplekt, mida Copilot toob. Lisaks sellele siis ka see interneti infol põhinev materjali otsing, mida siis Copiloti chat annab. Aga me teadsime, et neid tehnilisi võimalusi on tegelikult paremaid. Aga hoolimata sellest, et hommikul kõlas siin see, et see on ääretult kallis, siis meie järeldus RIT-is tegelikult oli see, et juba päris lihtsalt tuleb see raha tagasi. Meie RIT-i keskmine Copiloti kasutaja raporteeris, et ta hoidis ühe tehisintellektiga tehtava tegevusega kokku keskmiselt 45 minutit oma tööaega. Ja seal oli asju, milles hoiti võib-olla 10 või 5 minutit kokku, aga seal oli suuri analüüse, mille kokkupanek võtaks muidu päevi, mida tehisaru aitas väga kiiresti ära teha, mõnikord võib-olla tunni või paariga. Kui me selle pool aastat kokku võtsime, siis arvestades RIT-i töötajaid, me saime järeldada, et kui RIT-i töötaja kasutab tehisaru rohkem kui 40 minuti eest kuus, siis see on juba RIT-ile puhas kasu. Sealt tuleb meie võit. Ja see on selle kalli litsentsi hinna eest. Et kes kasutab tund aega või kes saab sellest tund aega või 2 tundi võitu, siis siit me ainult võidame. Ja tegelikult see meie töötajate tagasiside sellele kontoritööpaketile, eriti ilmselt saab siin välja tuua Teamsi ja Exceli sees ehitatud agente, millega tehti igasuguseid kokkuvõtteid, kui sa kuskilt Teamsis oled chatidest maha jäänud, kus on olnud pikk arutelu, või siis Excelis keerukaid valemeid teha. Nendest on päriselt kasu. Nii et võib tegelikult öelda, et kui neid AI vahendeid homme kinni panda, siis kasutame me RIT-is neid ka edasi. Minu teine lugu, mis ma tahtsin teile rääkida, on päris hiljutine ja see pöörleb selle meie teadusbaasi ümber. Tundub natuke naljakaseks. RIT on ainult 3,5 aastat vana, aga juba teadmusbaas on nii suur, et inimesed ei orienteeru. Ja päriselt see nii on ka. Materjali 3 aastaga on tekkinud väga palju ja tundus, et see materjal vajaks uut liidest. Et klassikaline otsimine ei too RIT-i spetsialistile infot piisavalt ruttu kätte. Meil tegelikult oli see AI unistus olnud suurusjärk paar aastat ja minu osakonnas me oleme uurinud erinevaid võimalusi, mida turul saab, mida ei saa ja oleme päris hästi kursis kõikide töövahenditega, aga silmanurgast nägime kogu aeg, et suured tegijad turul arenevad tohutu kiirusega ja üks nendest platvormidest, mida me silmanurgast kogu aeg nägime, on Copilot Studio. Ja leppisime päris hiljuti kokku, et teeme selle Copilot Studioga ühe hästi kiire proof of concept'i. Vaatame, mis sellega teha saab. Ja paneme selle Copilotiga meie teadmusbaasile uue liidese. Võtame selleks hästi väikse aja, me ei kuluta sinna liiga palju, 2-3 päeva, ja anname talle õppimiseks ette meie sisemised juhendid, välimised juhendid, anname enda põhilised regulatsioonid, dokumendid ette ja teenuste kirjeldused. Sest et teenuste kirjeldustes on ka igasuguseid numbreid ja asju, mida tegelikult meeles pidada mitte keegi enam ei jõua. Ülesanne oli paigas ja eesmärk oli saada info leidmine nii kiireks, kui see vähegi on võimalik. Kuidas meil sellega läheb,
on veel võib-olla natukene keeruline öelda, aga ma ütlen teile, et esimene emotsioon kõikidelt testijatelt on väga hea. Me proovisime panna sinna ka näidiseks meie kasutajatelt tulnud pöördumisi, mis IT-abisse sisse tulevad. Andsime Copilotil ette, et näed, mis sa vastaksid. Ja need vastused võib-olla jäid natukene pikad ja lohisevad, aga tegelikult olid need väga adekvaatsed. Sealt pealt spetsialistil üks mõistlik vastus kasutajale kokku panna tegelikult on juba päris lihtne. Loomulikult kõiki küsimusi ta ei oska vastata, aga see on ainult selle platvormi arendamise küsimus päeva lõpuks. See on info juurde lisamise küsimuseks. Mis me avastasime veel siia nüüd hästi kiiresti oli see, et meie materjalides selle 3 aastaga on juba sattunud ka päris palju aegunud materjale. Nii et aitäh ka sellele väiksele testile, sest et see on tõesti toonud välja palju vigu. Me oleme siin juba andmete omanikega rääkinud, palun tehke nii või palun tehke naa, et me saaksime oma andmed rutem korda. Ja mis meil nüüd sellega siis edasi plaan on päriselt see anda ka meie spetsialistidele, kes kasutajate pöördumise iga päev haldavad ja proovida, et kas see ka suuremal skaalal nendele siis päriselt abiks on. Nüüd, te võite mõelda, et selle AI rakendamine seal tehnoloogiaettevõttes või asutuses, no see on ikka lihtne. Teil on IT-inimesed, nad oskavad ja nad saavad hakkama. Aga tegelikult päris nii ei ole. Väljakutseid on päris palju ja see ei ole kindlasti ammendav list, mida te siin seina peal näete. Aga ka tehnoloogia inimestele tuleb tegelikult seda tehisaru hakata ikkagi kaunis nagu nullist tutvustama. Alustades näiteks sellest, et mismoodi ikkagi siis seda päringut koostada, mismoodi seda üles ehitada, niimoodi, et tuleksid adekvaatsed vastused. Sest et me oleme ühes ruumis andnud sarnaseid sisendeid erinevate inimeste poolt ja saanud totaalselt erinevaid vastuseid, kuigi me arvasime, et me küsime kõik sama asja. Nii et seal tõesti tuleb keskenduda sellele, et mida küsid, seda saad. Teine aspekt on siit ka täna juba korra läbi käinud lavalt, et tegelikult oleks tarvis mõelda selle peale, et kuidas siis AI-le neid andmeid ette anda. Kas need vormid ja see sõnastus, mis me täna kasutame enda dokumentatsioonis, kas see on tegelikult hea, kas see välismaakeelne tehisintellekt mõistab seda? Esimene tunne on, et kindlasti saaks paremini. On dokumendi malle, millest ta võib-olla ei saa hästi aru, on mingi keerulised lauseid, mida ta ei oska nagu liiga hästi mõnikord tõljendada. Nii et tuleb mõelda ka selle peale kõikidel spetsialistidel, et kui nad andmeid loovad, siis mismoodi võiks see AI sellest aru saada. Ja tehnoloogia inimesed tegelikult võib-olla kohati vajavad isegi natukene rohkem usalduse kasvatamist sellesse tehisintellekti kui mõned muud kasutajad. Et seda skepsist ikkagi jagub ja see on ka igati õigustatud. Ka mina ei ole kõige suurem AI fänn, nagu ma enda tutvustavas tekstis kuskil täna kirjutasin. Aga sellega saab nagu tööd teha ja seal on häid argumente, kus saab tegelikult võita. Ja kõige viimane, mis ma ise tahtsin nimetada, on harjumuste muutmine. Tegelikult märkan ka enda näitel, et need kohad, kus võiks tehisintellektist kasu lõigata, tihtipeale juhtub niimoodi, et polegi meeles seda teha üldse. Et oleks võinud ühe või teise mõtteharjutuse tehisintellekti abiga läbi teha, aga ei tulnud selle peale. Ja ilmselt juhtub see ka teistel. Et see on täitsa normaalne ja sellega on vaja harjuda. Aga mis RIT edasi teeb? Täna on siin lavale ka juba mitmeid erinevaid variante kõlanud. Mina ise ootan sellist toodet nagu Copilot Tuning. Microsoft on lubanud, et varsti selle saame. Ja see Copilot Tuning peaks siis võimaldama seda, et selle agendi saab teha veel asutuse spetsiifilisemaks. Et ta mõistaks asutuse terminoloogiat, lühendeid, mis on kasutuses, millel oleks võimalik treenida asutuse protsesse
ja mis mõistaks ka paremini seda konteksti, et milline roll või milline õigus sellel küsijal üldse on, kellega see agent parasjagu suhtleb, et ta oskaks ka selle konteksti põhjal vastuseid anda. Nii et see personaliseeritus, see tuleb hirmutava hooga. Ja mis veel? Kui see agent meie spetsialistide seas töötab, mis oskab väga hästi kasutajate küsimusele vastata, siis miks mitte ühel päeval, ma ei ütle, et see on selle GoPiloti näitel, aga kindlasti me suundume sinna poole, et agent võiks hakata ka mingit tüüpi töökohateenuste küsimustele vastama, nagu ka Kaupo juba täna korra lubas. Ma tahaks panna siia nagu sükse sõnumi veel juurde, et see ei ole sellepärast, et RIT tahab kuidagi kasutajast lahti saada, vaid selle agendiga me päriselt saaksime kasutajatele kiiresti vastuseid anda. Me saaksime päriselt kiiresti mingisuguseid töövooge käivitada, ilma selleta, et see inimese poolt tehtav triaas sinna vahele jääks. Sellepärast, et mõnikord võib mõni pöördumine kuskil tõlgendamisel olla pool tundi, tund aega, 2 tundi ja aeg läheb. Ja muidugi igasugused kontoritöö vahendid, nendega kasutamist me jätkame ka. Ideekorjeks minu arvates suurepärane, soovitan. Igasuguste materjalide toimetamiseks kasutage, proovige. Ja nagu ma ennem tõin välja, siis ma kindlasti soovitan katsetada neid agente, mis töötavad Excelis või Teamsis. Nendega on meil head kogemused ja meil on nendega praktiseeritud ka nagu päris keerulisi ülesanded, et meil on need finantsosakond, Birgit rääkis siin ennem, küsisite, et missugust innovatsiooni nad on teinud, siis osade raportite tegelikult arvutused ja see kood, mille peal see töötab, ongi just Exceli GoPiloti agendi poolt genereeritud. Väga ilus kood, hästi kommenteeritud, hea parandada, täiendada, kui oskad. Ja ega me ei ole ära visanud ka neid vahendeid, mis tegelikult ei ole AI. Te nüüd ütlete mulle ka, et Power Automate, mis see nüüd siis oli, aga need vahendid on kasutajatele tõeliselt kättesaadavaks muutunud. Väga lihtsad, rutiinsete igapäevaste toimingute tegemiseks. Ka neid me oleme juurutanud ja kasutame erinevates üksustes. Nii et nende kasutamist me teeme kindlasti edasi. Aga ma loodan, et võib-olla te saite natukene inspiratsiooni ja mõtteid selle GoPiloti kohta, julgust minna proovima. Ja ega see, mis mina räägin, hoogu ei anna, nii et katsetage ise. Aitäh! Ja aitäh, võtan selle puldi siin taaskord see esitlusele tagasiside andmine, aga tuletan siis meelde, et saate esitada küsimusi ja küsimusi taaskord on ka tulnud, nii et loodan, et oled lahkelt valmis vastama. Selle Microsoft 365 GoPilot tasub tõesti ära alles siis, kui selle pealt saab tööjõudu vähendada. Et kas on juba kuskil vähendatud ja mis mõtteid selles osas on? Ei, reaalselt ei ole. Tööd tuleb kogu juurde ja pigem me kardame seda, et me ühel hetkel ei oma piisavat inimesi, kes selle töö ära teeksid. Samamoodi ka seal spetsialistide seas. Et proovime pigem mõelda, et kuidas me tulevikus hakkama saaksime optimeerimisega. Su ettekanne oli nii kaasahaarav ja vabas vormis, et inimesed küsivad ja see küsimus on pigem mulle kui sulle. Miks baar kinni on? Ütlen ära lohutuseks kohe, et baar on kinni sellepärast, et see avatakse siis, kui me oleme jõudnud õhtuse programmi juurde. Siis edasi, kes tegeleb agendi loomise ja haldamisega ja kui suur see töömaht ikkagi on? Selle konkreetsel näitel ma võtsin tegelikult, panin enda mängu, võtsin ühe IT-abi spetsialisti mängu, kes parasjagu just tegi AI põhjal oma lõputööd. Ja meil on RIT-is ka üks spetsialist, teadmushalduse juht, kelle pool töökohta näeb ette seda, et tema siis uurib neid võimalusi ja aitab meil neid AI-vahendeid juurutada. Täpselt nii vähe meil seda ressurssi ongi, aga selle pealt, nagu ma enne näitasin, tegelikult paaripäevase väikese seadistamisega saab juba täiesti nagu tuntavalt vahva asja.
Kas GoPilotile prooviti ka alternatiive, et kas proovisite, milliseid ja kui ei, siis miks? Me oleme siin varasemalt proovinud töövoogudel põhinevaid agente, mis on siin koha peal Eestis arendatud. Siis lisaks sellele me oleme katsetanud meie bürokrati loomulikult. Me oleme üks päris suur bürokratile sisendiandja ja arenduspartner. Ma loodan, et see tiim mõtleb ka samamoodi. Aga suurtest pilvetegijatest rohkem ei ole midagi katsetanud. Et seepärast GoPilot, et see tõepoolest, nagu siin varem kõlas, on hästi kättesaadav sellele töökohale ja hästi integreeritud. Ehk siis alternatiive reaalselt ei kaalutud valides GoPilotit? No saab öelda nii ja naa, on ju. Et bürokrat, ma arvan, et ju tahab olla alternatiiv sellele. Aga mis on reaalsed näited GoPiloti kasutamisest? Mõned konkreetsed sellised kasutajad? No kui me tarkvara siis mõtleme, siis ma tegelikult juba rõhutasin siin korra, et Excel, valemite genereerimine, analüüside kokkuvõtted, igasugused visuaalid, olen ise olnud olukorras, kus on vaja mõnisada 1000 rida mingisuguseid pöördumiste sisutekste kuskile graafikusse panna, et aru saada, et milline ettevõte, milline asutus, miks pärast, mis asjus pöördub, eks. Et need on päris suured andmemahud ja see tehisintellekt närib nendest ikka väga kiiresti läbi ja võimaldab isegi selliseid naljakaid asju teha, et kui sa küsid, et aga kas sa leiad mulle siit mingi selline asja, mida ma ise poleks leidnud umbes, siis võib juhtuda, et ta leiab sulle ka mingi laheda mustri, mille küsimise peale sa ei tulnudki. Enne oli juttu sellest, et 60-le andsite alustuseks siis litsentsi kätte, et kas neile tehti ka koolitus või nad lükati lihtsalt selle masina taha ja hakka pihta? See on väga hea küsimus tegelikult. Ma ei taibanudki seda käsitleda, aga meil tegelikult Microsoft tegi koolituse. Me kutsusime Microsofti rääkima võimalustest, et nad kirjeldaksid, et mis on nende töövahenditega tehtav, kuidas seda kasutada, mismoodi võib-olla Microsoft ise seda teeb. Aga see on selline formaat, mida, kui te tahate, me saame Microsofti kutsuda teie kõigi juurde. Ma ise juhtusin olema nädala eest ühel teisel konverentsil, kus oli selles samas GoPilotist juttu ja oli juttu sellest, et näiteks üks kasutaja kogemus konkreetselt, et koosolekud, veebikoosolekud, et nendest ei pea protokolli ja enam protokolle tegema. Et see on selline praktiline käepärane jälle asi, mis tegi kokkuvõtte ära ja inimesed olid rahul. See valdkond areneb kiiresti. Ma ei ütle, et see transkribeerimine nüüd veel nii hästi töötab, aga siin on meil siis eesti keelest tulenevad eripärad, mis võib-olla veel mis ootavad seda GoPiloti arengut, aga tegelikult see on tubli. Midagi saab sealt juba tuletada. Mis olid tehnilised ja andmestiku korrastamise eeldused GoPiloti turvaliseks kasutamiseks? Seda tehnilist ja just nagu andmekaitselist korraldust me oleme ju sinna pilveteenusele ise kolides juba, ma ei tea, eelmisest talvest peale teinud. Nagu siin kõlas, et andmed tuleb ikkagi endale selgeks teha, ära klassifitseerida ja teha riskihinnang, mida võib, mida ei või. Meie RIT-is oleme selle ära teinud, tegime endale selgeks, mida me siis saame ja mida mitte sinna pilve panna ja kõik, mida me täna oleme otsustanud sellesse Microsofti pilve panna, siis need on ju meie hinnangul sobilikud ka GoPilotis töötlemiseks. Millist platvormi te teadmusbaasina kasutate? Meil on erinevaid. Meil on avalikud juhendid, hetkel on ühe Wikimootori peal ja meie sisemised juhendid on Confluence'is, Atlassiani platvormil. Väga hea, aga suur aitäh selle ettekande eest ja kindlasti saab ka sinul veel nööbis kinni haarata siin päeva jooksul, kes tahab küsida täpsustavaid küsimusi. Igatahes, aitäh!